Kolmas kuu Venemaa rünnakutest Ukraina vastu on alanud. Peagi kuu aega tagasi algasid läbirääkimised, sest Venemaa sõjakulud ületasid majanduse jõudu kulusid katta. Aga läbirääkimised Valgevenes, Türgis olid tulemuseta, sest konflikt on muutunud territoriaalsest vaidlusest ususõjaks. Vladimir Putin on näidanud, et tema on valmis ohverdama oma riigi tulevikku, lootuses võita Ukraina üle. Seega Putini otsused ületavad ratsionaalsuse läve, et jõuda religioosse poole. Tema sõjaväe käitumine on näidanud, et Vene sõjaväelased ei pea ukrainlasi inimesteks, kelle peale pole põhjust raisata kaastunnet, lahkust ega halastust. Ja Vene sõdurite käitumine kinnitab ukrainlaste veendumist, et nende vastased on enam ebainimlikud koletised. Kui mõlemad pooled peavad teineteist ebainimlikuks, ei jää enam ruumi kompromissile ega kokkuleppele. Seetõttu Ukraina sõda lõpeb katastroofina Venemaale. Isegi siis, kui Venemaa suudab saavutada kõige piiratumad eesmärgid. Venemaa lakkab selle sõja tõttu eksisteerimast. Mitte otseselt sellepärast, et Venemaa saab Ukraina käest lüüa, vaid sellepärast, et see äpardus paljastab Venemaa valitsemise nõrkused ja vead. Kordamööda kirjeldan ohte, mida Ukraina sõda Venemaa edasisele eksisteerimisele kujutab. Venemaa juhtkond kõikub. Kremlist on sõda alati olnud võimatu juhtida ja sõda on võimatu juhtida vanal ja sõjal kogenematul presidendil. Briti luureohvitserid kahtlevad Putini tervist ja mõistust, juhtides tähelepanu arstide hoole all olevat Venemaa presidenti. USA välisminister Antony Blinken ütles, Ukraina kestab palju kauem kui Vladimir Putin. Ja viimasel ajal on Venemaa presidendi tervisemured olnud silmapaistvad. Putin kardab nakkust ja istub koosolekutel teistest nii kaugel kui võimalik. Kremli jälgijad esitavad tõendeid kõlksuva vanamehe kohta, kes näib põdevat haigust, võib olla Parkinsoni tõbe. Hiljutises videos Putin istus kaitseministriga, haarates parema käe kinni lauaservast ja hoidis sellest kramplikult kinni 13 minutit järjest. Eksperdid arvavad, et Putin proovis käe värinat kaamera ees varjata, kuigi parema jala tõmblemine jäi ikka nähtavale. Parkinsoni tõbe ei ole seotud ainult füüsilise nõrkusega, vaid ka vaimse teravusega. Ja Kremli vaimne nõrkus on näha riigi majanduse juhtimises. 22 aastaga on Putinut hävitanud endise Nõukogude Liidu majandusmudeli, milles Venemaa oli ise majandav ja suutis toota nii oma tarbekaupa kui ka täielikku sõjalist arsenali. Oma varustusvõimekus on igavesti kadunud ja vahetatud oligarhide, eralennukite, superautode, luksusjahtide, villade, Šveitsi salapanga kontodele ja Londoni ja Dubai katusekorterite vastu. Tänapäeval kõigist asjadest, mida venelased on ukrainlastele vastu lennutanud, tiibrakettidest, rakettidest, droonidest, lennukitest, lennumasinatest, 90% elektroonikast toodetakse läänes ja sanktsioonide pärast pole võimalik Putinil elektroonikat endale hankida ja vajalikku kasutatud ja kadunud sõjamaterjali asemele toota.
uurivad ajakirjanikud Bellingcatist teatavad, et Venemaa on juba kasutanud 70% tiibrakettide varust. Isegi tankitootja Uralvagonsavod ei suuda enam tanke valmistada, sest kaasaegsed masinad vajavad tootmiseks välismaalt kriitilisi osi. Isegi siis, kui oleks osad saadaval, Venemaa vajab vähemalt 2 aastat, et tankide varu taastada. Lennumasinate inventari taastamiseks on vaja vähemalt 1 aasta, eeldades läänepoolsete osade olemasolu. Peagi ainus majandusharu, mida Putini juhtkond pole ära rikkunud, on maavarade kaevandamine ja eksport. Tänu nafta ja maagaasi ekspordile Venemaa teenib umbes $1 miljard päevas ja selle rahaga on võimalik valitsemist jätkata ja sõjakulud katta, aga mitte kadunud sõjamaterjali asendada. See tähendab, et iga sõjapäevaga Venemaa kaotab asendamata sõjatehnikat samal ajal, kui lääneriigid varustavad Ukrainat kaasaegsemate relvade ja laskemoonaga. Seda kauem sõda kestab, seda kehvem Venemaa tulemused. Kahtlemata riistvara kulumise sõda võidab Ukraina tänu lääneriikide abile. Kuid Putini läbimõtlemata otsused ohustavad isegi gaasi ja naftatulu. Et rubla säilitada, Putin nõuab gaasi ja nafta eest mitte välismaa valuutat, vaid rublasi. Seetõttu Venemaa sulges Poola ja Bulgaaria gaasitorud ja loobub sellega sissetulekust. Nafta ja gaasi sissetulek on veel ohus, sest Ukraina on juba Venemaa sõprustorustikku rünnanud. Sõprus naftatrass varustab Euroopat läbi Valgevene ja Ukraina. Veelgi problemaatilisem on see, et Venemaal puuduvad arktilistest piirkondades nafta ja gaasi ammutamiseks nii eksperdid kui ka spetsiaalsed seadmed. Sanktsioonidega on lääne naftafirmad loobunud oma osalusest Venemaal ja just hiljuti hülgas Venemaad ka juhtiv naftateenuste ettevõte Halliburton. Halliburtoni lahkumise tulemuseks on tõenäoliselt Arktika kaevude tootmise vähenemine. Pikas perspektiivis on Venemaa sissetulek ka ohust, sest isegi Euroopas suurim Venemaa gaasiklient Saksamaa juba plaanib vedelgaasi terminaali ehitust, mis vabastaks Saksamaad Vene gaasi sõltuvusest. On kõigile peale Putinile selge, et iga sõjapäevaga kahaneb gaasi ja nafta sissetulek. Siin on tähtis ka rõhutada Venemaa kitsa tootmisvaldkonda. Nii lääneriigid kui ka Venemaa kulutavad kaitsele märkimisväärse summa, aga erinevalt. Venemaa valitsus haldab paljusid väga suuri riiklikke kaitsetööstusi. Vene kaitsetööstused toodavad pidevalt keskmistes kogustes sõjatehnikat riigieelarve najal. Vastavalt vähe kulutab Venemaa sõjaväekaadrile. Aga teisest küljest lääneriigi valitsused kulutavad enam-vähem vastav protsent eelarvest kaitsele, aga seda kaitseväelaste värbamiseks ja väljaõppeks. Sõjatehnika tootmine jääb konkureerivate tehnoloogiafirmadele, mis toodavad nii tsiviiltehnikat kui ka sõjatehnikat ja siis, kui seda on vaja. Lääneriikide konkureeriv süsteem garanteerib odavamat ja tõhusamat tehnikat ja välja õppinud sõjaväelasi, kes oskavad seda tehnikat korrektselt kasutada. Sõjaväe meeskonna erinevusest räägin rohkem edasi. Aga enne sõjalise tööjõuga seotud küsimuste käsitlemist on oluline mõelda sõja mõjudele Venemaa majandusele. Pole tähtis, kas Venemaa võidab sõja, kaotab sõja, võidab territooriumi juurde, kaotab territooriumi või säilitab territooriumi. Kaasnevad sellega majanduslikud kulud.
Viimaste hinnangute kohaselt on Venemaa invasioon kaasa toonud 60 miljardi dollari suuruse hävingu. Isegi siis, kui Venemaa peaks konflikti võitma, on võidetud maa-alad purustatud ja kasutamiskõlbmatud. Näiteks, et Mariupoli sadamalinna kasutada, on vaja selle täielikku ülesehitamist. Samuti on Donbass laastatud. Et tehaseid ja põllumaad kasutada, on vaja tehaseid taastada, maad parandada ja miinid ära korjata. Isegi pärast võitu ei ole Venemaal ressursse oma majanduse taastamise rahastamiseks, rääkimata laastatud Ukraina territooriumi ülesehitamisest. Kui Ukraina peaks sõda võitma ja Venemaa selle kaotama, nõuavad Ukraina ja tema lääneliitlased reparatsioone inimelude ja varade kaotuste ja hävitamise eest sõjas, mille Venemaa üksi ja asjata õhutas. Venemaa majandus jääks kõigi tulevaste põlvkondade jooksul aheldatud Ukraina võlgadega. Ja ükskõik milline vahepealne lahendus leitakse, ei suuda see lahendada Venemaa rahandust ja ei leia Venemaa iial enam poliitilist toetust naaberriikidest, sest ükski teine riik ei näe truudust Venemaale kunagi kasuks. Venemaa tehakse vaesemaks ja pole vaesuse küüsist enam väljapääsu. See probleem on mädanenud juba pikka aega ja on tunda riigi, tehaste, koolide, sõjaväe ja äride mehitamises. Venemaa ei leia enam tööjõudu, mille abiga majandusaugust ega konfliktidest välja ronida. Esimene maailmasõda hävitas terve põlvkonna noori mehi ja ellujäänutest ei piisanud rahvastiku taastamiseks sõjaeelsele tasemele. Teise maailmasõjaga kaotas Venemaa vähemalt 5,5 miljon sõdurit, kelle lapsed jäid sündimata. Hruštšovi majandusreformid hävitasid maa- ja külaelu. Maal oli suured pered kasuks, aga linna Hruštšovkatele linnakorterites ruumipuudus ja elumugavused heidutasid paljulapselisi peresid. Brežnev juhtis üle 10 aasta kestnud stagnatsiooni, mis vähendas sündimust veelgi. 1989. aasta Nõukogude Liidu lagunemisega algas aastakümnendi periood, kus sündimus vähenes poole võrra ja suremus kahekordistus. Venemaal on tekkinud tohutu demograafiline pomm, mille pärast ei ole enam piisavalt venelasi, et järgmise 30 aasta jooksul riiki uuesti asustada. Venelased kaovad sel sajandil rahvusena. Putini rumaluse pärast kaotavad elu ligi 2000 suguküpset meest igal nädalal. Ja niimoodi pole võimalik rahvastiku vähenemist peatada ega tagasi keerata. Venemaa presidendi debiilsus aitab kaasa rahvastiku vähenemisele kas sellega, et noored, liikuvad, intelligentsed ja haritud venelased kolivad protestina riigist välja. Raev, mis on põhjustatud ründest hõimuriikide vastu ning demokraatide allutamine Venemaal ja Valgevenes tähendab, et neid inimesi, kes tunnistavad Venemaa pärandit, jääb järjest vähemaks, sealhulgas ka vene rahvusvähemused. Tähtis on kaaluda ka alles jäänud venelaste hariduse ja oskuste taset. Oli aeg, mil Venemaa kutsekoolide süsteem välja õpetas osavaid ja oskuslikke töölisi. Igas külas oli leida meister lukseppi, vilunud treipingi operaatoreid, freespinki, keevitajad, elektrikuid ja mehaanikuid, kes oskasid igat sorti masinat parandada või ehitada. Raamatupidajaid, kaubatundjaid ja igat laadi kontoritöötajaid ja teenijaid olid leida. Aga alates Jüri Andropovi valitsusest Venemaa lõpetas investeerimise kõikide tehnilisse haridusse. Õpipoisi õppesüsteem lagunes
ja aastatel 1985 kuni 1995 Venemaa tööstusbaasi arendus peatus ja pole kunagi taastunud. Kokkuvõttes on olnud umbes 35 aastat ajast, millal venelased said viimati suurel hulgal tehnilist haridust ja vanameistrite pensionipäevad on käes. Venemaa tööjõud on vähese aja jooksul muutunud ühe kõige vähem kvalifitseeritud tööjõuks maailmas. Ja 1990. aastatel saadik on üle 2 miljon oskajat venelast emigreerinud lääneriikidesse. Putini sõja nüüd mõjutab nooremaid, kes on saanud end haridada või on palgatud välismaiste ettevõtete poolt ka riigist põgenema. On vara teada, kui palju neid saab olema, kuid aasta lõpuks on neid kindlasti rohkem kui 500 000. Need viimased on asendamatud, sest nad on tehnikud, kes teevad just seda tööd ja teavad sellest tööst, mis hoiab valitsuse vankril rattad all. Need tähelepanekud koolihariduse ja demograafia kohta annavad teavet Vene vägede kehvast sooritusest Ukrainas. Kaitseanalüütikud kommenteerivad sageli üksuse juhtimise puudumist, kuna Venemaa sõjaväes on allohvitserid, neid on vähe. Lahinguvälja otsused tehakse ülalt alla ja ilma kõrgemate komandorite rindel tundub, et Venemaa vägedel puudub enesemotivatsioon. Järelikult seavad kõrgemad ohvitserid end ohtu, sest nad peavad oma vägesid juhtima rindelt. Selline allohvitseride vähesus peegeldub otseselt kvalifitseeritud tehniliselt haritud personali puudust ühiskonnas. Ja vastupidiselt lääneriikidele, kus kõrgemaid sõjaväelasi koolitakse pidevalt uute taktikate, strateegiate ja relvasüsteemide alal, on vähe tõendeid selle kohta, et Venemaa kõrgemad ohvitserid saavad täiendõpet. Laiemas perspektiivis on kõik, millest olen rääkinud, nähtaval ka Vene valitsuse juhtivas kihis. Nõukogude perioodi lõpul tulid valitsuse juhtpositsiooni KGB-nikud, alates Jüri Andropoviga. Need olid ainsad inimesed riigis, kes tõesti teadsid, mis toimub maailmas. Putin oli muidugi üks neist, mis tähendab, et kogu juhtkonnast on kogunenud piiratud kaader. Venemaa poliitiline eliit pärast külma sõja pärineb KGB-st. Tõenäoliselt juhtiv kihis on vaid kokku umbes 150 inimest, kes on võimelised sisukaks poliitiliseks juhtimiseks. Võrreldes USA-ga on miljoneid inimesi, kellel on võimalusi pääseda juhtiva eliiti. Poliitilised kandidaadid võivad tulla Ameerikas äritegevusest nagu Michael Bloomberg, tõsielusaadetest nagu Donald Trump, Hollywoodist nagu Ronald Reagan, kuberneride hulgas nagu Bill Clinton ja nii edasi, nii edasi. Ja Ameerikas on riigi juhtimisel mitu teed, kuid Venemaal räägitakse mingi 150 inimesest. Iga kord, kui keegi haigustab, sureb, libiseb duši all, kukub kuuli otsa või seob end murutooli külge, mille viskab ujumist basseini, räägitakse asendamatust talendist. Oleme tõesti Venemaa nõiad tunnil. Küsimus on selles, mida nad oma viimase hingetõmbega peale hakkavad.